publik on lahkunud, meil on olnud täna ilus kontsert ja tänamas siin selle tänase korrade kontserdi ja kõikide nende suurepärast etenduste eest ja kõikide koos veedetud pikkade aastate. Ükski kõne ei oleks kõne, kui räägita isiklikku, räägi isiklikult endast, siis mina tutvusin Eveli Heinapuga Eesti Filharmoonia kammerkori konkursil, kus Eveli ja Andresega koos tuli Värava torni laulma Harmoonia kammerkori ridadesse ja minu mulje ja mälestus oli sellest selline, et üks inimene, üks imeilus sopran laulis selle suure ruumi nii kõlavalt täis, et meil ei jäänud koos Tõnu Kaljustega tulla midagi muud öelda, kui Eveli, sinu koht on ooperiteatris. Ja nüüd oled sina siis selle, see oli kuskil 94 või 5 või midagi niiviisi, võib-olla natukene mõne aastaga siia-sinna podcast, aga ma tänan nende pikkade aastate eest, ja sa oled meil olnud hea kolleeg. See maja on ju teadupoolest selline kummaline, et ühel hetkel me oleme nagu, ühel hetkel on meid väga vaja, kui on mingi tüpaas, siis me oleme kõik kõrgelt hinnatud. Meid on väga vaja, me oleme väga väärtuslikud. Teisel hetkel me oleme väga alahinnatud, meid alahinnatakse, kui meid ei ole vaja. Siis on ka hetki, kus äkki unustatakse su leping laua peale 3 kuuks ja lähed küsima 3 kuu pealt, miks meil palka saab. Kuigi töötades siin majas. Või näiteks üks vakantsel näiteks, üks kolleeg, juhtkond helistab oktoobris, et miks sa tööl ei käi augustist, aga tema ütleb, et ma ei tööta siin lepingut. Et sa oled kõik need Ameerika mäed, mis need majas on olnud, üle elanud ja see on kahjuks meie elu. Ma tänan sind väga ja soovin sulle kogu meie ooperikoori kollektiivi poolt palju õnne ja selle pöördelisel hetkel jõudu ja vaprust, sest uued rajad on vaja avastamist ja need südamed me oleme toonud selleks siia, et me tõesti armastame sind. Palju õnne! Suur aitäh! Need viimased 3 kuud, mis mulle siin anti, nagu preemiaks veel töötada, neid ma nautisin kõige rohkem. Täna super ja toetus, nende et väga palju ja bravo. Armsad olete. Elagu Eveli, 1 kord! 2 korda! 3 korda! Thank you.